Tervist! Siin on meil 4 õnneseene piletit. Sellised siis. Osta sa neid enam ei saa, sest nende müük on tänase seisuga lõppenud. Seega sobivad need minu sotsiaalmeediaalaseks katseks suurepäraselt. Kraapimiseks kasutan sellist suurepärast Eesti 2-kroonist aastast 1930. Ja muuseas, see on hõberaha. Esiküljel on näha vabariigi vapp, kiri Eesti Vabariik ja aastaarv. Ja teisel küljel on kujutatud Põhjamaade kõige võimsamat kindlust koos oma pika Hermanni torniga. Selle kindluse tugevus sõltub loomulikult ka inimestest, kes selle kiviseinte varjus töötavad ja selles valguses midagi head kahjuks hetkel lisada ei ole. Päike on meie mõistes looja läinud ja ei tea, millal ta sealt tagasi tuleb. Kui te mõistate, mida ma sellega öelda tahan. No ehk tuleb, ma ka ei tea. Kuid meie kraabime. Õnneseen on siis selline kraabitav kiirloterii, kus tuleb lahti kraapida 1 mänguvali. Ja kui sa leiad kattekihi alt 3 ühesugust arvu, oled võitnud arvale vastava rahasumma. Lihtne. Kokku on piletil 9 rahasummat ja ma kraabingi täpselt nendest kohtadest, kus number peidus. Nimelt, nii kraapides jääb pilt enam-vähem terveks ja pileti saab näiteks mälestuseks jätta. Juhul, kui see juhuslikult ei peaks võidupilet olema. Piletitel on kujutatud 4 erinevat loomakest, 4 loomakest. Need on siis vastavalt pingviin, jänes, kass ja mutt. Igal loomakesel on meile üks teade. Pingviin ütleb, et unistused on täitmiseks. Jänes ütleb, et kes ütles, et jänes šampust ei joo. Kass ütleb, et lase õnnel ennast üllatada. Ja mutt annab teada, et õnn on pime. Noh, selle viimase kohta ütleks mõni, et ei ole õnn nii pime midagi. Õppige elamist ja vaadake, kuidas tuleb raha teha. Nii ütlevad tavaliselt need, kes on olnud õigel ajal õiges kohas või saavad läbi õigete inimestega või keda on võetud õigesse seltskonda. Ülejäänud võivad jääda end aforismidega lõbustama. Muuseas, siin tundubki, et meil on siin üks võit. Jah, tõepoolest. 1, 1 ja 1. 3 1-eurist rahasummat ehk oleme võitnud näidatud summa, 1 euro siis. Juhuu! Ma ei tea, kuidas teil on, kuid minul juba täiega katus sõidab. Ja, mis katuse sõitmisse puutub, siis eile, see on mahlakuu 14. päeval, võideti Soomes Euroloto peavõit ehk jackpot. Nagu ütlevad haritud inimesed. Üks inimene sai Soomes 86 970 702 eurot ja 80 senti rikkamaks. Et minul on alati hea meel, kui hõimurahval hästi läheb. Kui mõelda, milline tunne mind seda uudist kuuldes valdas, siis ma võin seda võrrelda ainult sellega, kui Soome jäähokimeeskond 1988. aastal Calgary talviolümpiamängude finaalis NSV Liidu jäähokimeeskonnale 2-1 peksa tegi. Tänu millele Soome hõbemedali sai ja Rootsi pidi leppima 3. kohaga. Et ma vaatasin seda üritust omal ajal televiisorist ja see oli suurepärane mäng. Ma arvan, et terve Eesti rahvas rõõmustas soomlaste võidu üle sellel päeval. Ja rõõmustame meie tänagi, sest ja kui osa sellest rahast, mille Euroopa meie taskutest ära varastab, tagasi tuleb. Et see on just kui keegi annaks Euroliidule sümboolselt peksa. Jah, täna selle video salvestamise päeval, mis on siis mahlakuu 15. päev, on meil aga selline tore päev. Ühest küljest päike paistab, kuid samas sajab taevast alla lund. Tegelikult sadas meil lund ka eile.
ja üleeile ja üleüleeile. Noh, nagu te aru võite saada, on antud juhul tegemist ei millegi muu kui globaalse kliima soojenemisega. Mul ei oleks midagi selle vastu, kui keegi mulle nüüd selle geniaalse järelduse tegemise eest Nobeli preemia annaks. No ükskõik millise. Nobeli preemia on antud ka näiteks selle eest, et pea sisse puuritakse auk ja siis õppinud arstid, doktorid mingi raudoraga patsiendi ajusid sorgivad. Seda suurepärast inimkonnale kasulikku teaduslikku avastust nimetati omal ajal lobotoomiaks. Et selle nime all on see tuntud. Ma ei usu, et minu globaalse kliimasoojenemise idee kuidagi halvem oleks. Ei usu. Ja ma suurt kuulsust ei taha, aga rahalise preemia siis võtaks vastu küll. Muidugi võib keegi nüüd küsida, et kuidas? Jah, tõepoolest. Lammas ütles, kuidas, must on see, kes mütab mudas. Et nüüd hakkavad meil juba tulema rahvatarkused ehk aforismid, siis on meil vist tõesti õige aeg lõpetada. Mina igatahes lähen ja võtan oma 1-eurose võidu välja. Ja ei muud kui kuulmiseni ja nägemiseni.